Tere 3. K-klass! Palun ava oma õpik leheküljelt 62 kuni 63. Vaata pilti ja mõtle, mida sa siin näed. Kas pildi peal võiks olla linn? Ja mis linn see on? Kas sa näed kuskil silti? See on Paide, Eestimaa süda. Aga mis on pildil veel? Kas see võiks olla pood? Mis maja see on, kus on staadion ja mängivad lapsed? Pane tähele, linna kõrval on põllud ja üle jõe viib sild. Jõel on saar. Nüüd kuuled juttu sellest, kuidas Mart ja Anna sõidavad koos oma vanematega vanaemale ja vanaisale külla. Rõõmus aprill. Kevadine päike sillerdab veel sulamata lumel. Valged pilved sinises taevas saadavad aga maanteel vuravat autot. Aprill hüütakse juba mitmendat korda, millele järgneb lõbus naerulagin. Üksteise võidu tehakse aprilli nalju. Mart on väga rõõmus, et tema parimad sõbrad Liisa ja Sass tohtisid nädalavahetuseks maale kaasa sõita. Lapsed räägivad kordamööda anekdoote, et aeg kiiremini läheks. Need ajavad isegi ema ja isa muhelema. Mardi väike õde Anna hüüab äkki õhinal: vaadake, punane süda! Vastuseks kõlab: aga seal põllul on pingviinid ja tee ääres kasvavad palmid. Ei, seal on punane süda, päriselt, südamekujuline silt, Paide, Eestimaa süda, pahandab Anna. Me oleme jõudnud Kesk-Eestisse ja enam pole vanaema vanaisa juurde palju maad, ütleb isa. Türialliku teeviida juures keerame ära ja siis on veel paar kilomeetrit. Peagi pöördub auto taluõuele. Kogu rõõmsameelne reisiseltskond pudeneb autost välja. Lapsed hingavad sügavalt sisse kevadist värsket õhku, naudivad päikesepaistet ja jäävad kuulama hääli, millega neid õuel tervitatakse. Kevad. Mõtleme natuke selle pala üle. Miks tegid lapsed autos nalja? Kas päriselt olid tee ääres pingviinid ja palmid? Kas Anna tegi nalja, kui ta ütles, et tee ääres on punane süda? Mitu last oli autos ja kes need olid? Kas panid tähele, et siin olid Mart ja Mardi väike õde Anna, kuid ka nende sõbrad Liisa ja Sass. Siin on sinu jaoks uus sõna, teeviit. Nüüd vaatame, kuhu lapsed jõudsid. Nad jõudsid vanaema talu õuele. Kas vanaema talu on maal või linnas? Sellest, mida lapsed kevadel vanaisa ja vanaema juures tegid, loeme edaspidi. Ole tubli, head aega!